Tere tulemast kuulama Karmeli koguduse podcasti. Tahan öelda sulle. Meil on novembrikuu ja see kuu on keskendunud meestele ja alles hiljaaegu oli ka isadepäev. Ja minuga on täna siin vestlemas üks väga tore isa, kes tegelikult on juba päris tuntud ja tema lugu võib-olla on päris mitmes kohas juba läbi käinud. Tere tulemast, Eerik! Tere, Kristi! Väga tore, et sa leidsid aega siia minuga vestlema tulemiseks ja ega võimegi kohe ju tegelikult alustada ja ma tahakski võib-olla natukene sinuga tutvuda, et kes üldse Eerik on ja kust Eerik tulnud on, ehk siis võib-olla räägi natukene enda lapsepõlvest, et milline oli Eerik väiksena ja milline sinu lapsepõlv üldse oli? Mul oli väga ilus lapsepõlv, et väga palju häid mälestusi, et kasvasin Tallinnas koos ema-isaga, ainsa lapsena ja vanaema mängis samamoodi väga suurt rolli, et elasime vanalinnas, kuulusin siis vanalinna koduorganisatsiooni, sain väga head väärtused juba väikse poisina, mäletan, tegime erinevad sotsiaaltöid, aitasime kodutuid, käisime erinevates muuseumites korda hoidmas, et jah, väga palju võimalusi andis see ka hiljem, et sain tasuta muuseumites, kinodes, teatrites käia, et selline väga-väga lahe mälestus sellest ja hiljem siis läksin lasteaeda, samuti ilusad mälestused, palju sõpru ja siis sealt ka paljude lasteaiakaaslastega siis spordiklassi juba kooli ja mängisin käsipalli, tegin sporti, õppisin hästi, et jah, pole nagu mitte midagi sellist, mida lapsepõlves võib-olla meenutaks võib-olla kurbusega, et pigem olid hästi palju nagu ilusaid hetki. See on küll väga tore kuulda, et kõlab väga siuke armas ja ilus lapsepõlv. Aga kui me räägime just isa rollist, siis milline sinu isa oli lapsepõlves? Mida sa isast mäletad või kuidas sina tajusid enda isana siis? Ja ta väga väärtustas mind ja tahtis mulle kõik võimaldada, nägi palju vaeva selleks ja hoolitses ka selle eest, et ema saaks minuga kodus olla, vajadusel kooli ja kodutöödes aidata, et see oli tema jaoks hästi suur väärtus, et toit on alati kodus laual, et kõht ei oleks kunagi tühi, et muidugi väärtustas ka ema sellest, et alati kiitis, et kodu on nii korras ja hea toit on laual ja muidugi samamoodi see näitas ka seda, et mul olid head hinded koolis, kunagi ei puudunud seal, ma teadsin, et alati tulen koju, söön kõhu täis, õpin ära, lähen trenni, et kõik oli nagu selles mõttes paigas. Ja isa ka siis väga palju viis meid trenni võistkonnaga, alati oli olemas, et see oli nagu väga suur väärtus ja samamoodi treener, täna treeneri siis poeg ja samamoodi trennikaaslased väga nagu meenutavad seda ja ütlevad tervita isa, et jah, oli nagu alati olemas ja hoolitses, et me kõik saaksime alati trennidesse, tegi kas või vahest koos treeneriga seal 2 sõitu, et jõuaksime kooli juurest spordisaali ja pärast koju, et jah, see oli nagu jah, väga nagu suur asi. Väga tore kuulda, et sa räägid isast nii positiivselt ja nii ilusalt ja tegelikult on seda kohe näha, et sellist nagu suurt armastust tuleb sealt lapsepõlvest sul hästi palju välja, aga mis on võib-olla sellised mingid väärtused või tõekspidamised, mida sa tunned, et sa oled tänasesse ellu siis ise isana enda isalt kaasa võtnud? Isa kindlasti üks põhiseline väärtus on olnud see, et kõik hea, mis sa teed, tuleb sulle ringiga tagasi ja see, mis sa tahad ise nagu saada, tee teistele, et jah, nagu ma mäletan jah, et selline põhiline asi ongi jah, et
kui tahad elada endale, siis ela teistele, et hästi palju selline andmist ja jah, et teiste heaks nagu enda ohverdamist ka kindlasti, et meil oleks kõik olemas ja poleks millestki puudust, et see on nagu üks see põhi nagu väärtus, mis ma kindlasti siiamaani isegi nagu usuelus täna vaatan ja olen saanud isale nagu tagasi seda peegeldada, et näed, et see tõesti nagu ongi nii, nagu sa ise oled elanud, et täna see on eeskuju. Et selline isadepäeval ka tihti ma olen mõelnud sellise hea Samaaria mehe lugu, et jah, piiblis ka kirjas, et kes tõesti korjab su ülesse ja otsib su ülesse, kui vaja, et kui ma olin kadunud, siis ei võtnud telefoni vastu midagi, siis alati ta leidis mu ülesse ja viis koju ja et hilisematest aegadest ka, et siis on see ikka ükskõik mis hinna eest, aga leidis mu ülesse. Seda on küll väga tore kuulda, et aga kui sa räägid, et siit ma loen välja, et ikkagi on mingid sellised probleemsemad ajad ka olnud, et arvan, et teismeli eas igal juhul kõik teismelised on natuke rebelid, et kas sa oskaksid välja tuua midagi sellist, mis sa mäletad, et kui sa midagi korda saatsid, siis kuidas sinu isa reageeris nendele olukordadele, et kus tegelikult sa tunned võib-olla täna isana, et ikkagi nagu ajab tuliseks, et aga kuidas sina tajud, et kuidas sinu isa tegelikult sinuga käitus, et No tihti mingites asjades oli see, et tõi koju ära ja ütles, et ema hoolitseda, aga tagantjärgi ma näen seda, et ta ise võib-olla tunnetes siis oli väga endast väljas ja pigem ta siis sai nendest tunnetest lahti ja siis hiljem saime rääkida, et mida ta tundis ja mis mu nagu käitumine temas nagu esile toob, et pigem jah, seda väärtustamise osa, et jah, et pigem hindab mind ja et miks ma käitun vastavalt, millel tegelikult ei ole head tagajärjed, et pigem jah, tõi mind jälle tagasi sellesse aega, kus jah, nägin vaeva, pingutasin, kõik oli korras, et kuhu see tee mind viib ja siis tõigi nagu paralleeli, et kui sa lähed nagu iseendaga vastuollu, hakkad teistele vastu, kõige muu suhtes mässad, et siis kuhu see viib. Et pigem nagu jah, näitas ära nagu, mis sa siis lõpuks tahad, et sa tead, mis on tegudel tagajärjed, et nende eest tuleb vastutada, et jah, kuni siis lõpuni jah, et rääkis nagu väga kaugele asjad ära ja siis oli ikkagi nagu olemas ikkagi, et vaatamata, mida ma ise siis valin. Et lõpuni jäi jah, minu kõrvale. Hästi selline terviklik isa ja poja suhe, ma loen siit välja, et tõesti tundub, et ükskõik mis see raskus oli, siis isa ikkagi nagu on see alustala olemas, et aga kui me räägime meie kõikide isast, Jumalast, siis räägi meile, kuidas sina üldse Jumalane jõudsid? No ma tegelikult Jumalasse olen uskunud lapsest, sest oli üks väga raske õnnetus mu elus ja ma tulin elusana sellest välja, nagu põhimõtteliselt ei ole jälgegi sellest, mingid armid ja siis vanemad ei rääkinud mulle sellest, aga vanaema rääkis ja siis me käisime koos vanalinnas elades siis Vene kirikus Aleksandr Nevski katedraalis ja panime seal küünlad ja vaatasime tihti seal jõulude ajal erinevat programmi ja ülestõusmispühade ajal ja kuidagi Jumal oli nagu tähtsal kohal. Ma teadsin, et nagu ta hoidis mind, et ma olen elus ja selline kuidagi eriline tunne ja hiljem ka siis teismelisena ma mäletan, kandsin risti kaelas ja kuidagi jah, oli nagu ikkagi selline nagu väikest moodi Jumala kartus ka ikkagi, et keegi ikkagi hoiab ja kaitseb ja
et vastavalt siis sellele ka ise nagu käituda. Aga nagu juba tõsisemalt usklike teemal, siis esimest korda ma kuulsin, kui ma olin eeluurimise all, et juhtus olukord, kus ma tegelikult olen olnud siis peale mu vanema surma 16-aastaselt. Ei tulnud toime selle leina ja asjadega ja siis hakkasin alkoholi tarvitama, hiljem uimasteid ja kõige selle tagajärjel siis asi läks lõpuks nii nagu käest ära, et ma olin agressiivne ja ründasin politseinikku, kui mind tuldi arreteerima ja lõpetasingi siis arestimajas sealt siis luurimise all. Esimest korda ma kuulsin siis vanglakaplani käest nagu päris tõsiselt Jumalast, Lootuse külast tema käest ja siis seal erinev siis kristlik kirjandus. Piiblit ma ka lugesin esimest korda siis niimoodi tõsiselt vanglas. Ja sain aru, et Jumal on kõik loonud, minu ka eesmärgiga. Ma olin siis 24, kui ma esimest korda teavitasin üldse oma käitumise tõttu, et mul on ikka tõsine füüsiline sõltuvus, kuidas ma seal vanglas märatsesin, laamendasin, lõhkusin ära metallist ja inventari kõik asjad, et seal ma sain aru, et mul on tõsine füüsiline sõltuvus, ma vajan abi, et hakkasin üldse kuulama kedagi. Ja see kaplan oligi, kes rääkis mulle, tõi mulle kristlikku kirjandust veel ja esimene kontakt. Aga hiljem siis see pöördumine, see toimus ikkagi Lootuse külas. Et ma jõudsin sinna, kaplan ütles mulle, et sa oled 24, et sinu vead minevikus võivad säästa palju noori ja uskus minusse, et sa saad midagi noorte ajaks tegema. Ja see võttis kuidagi mind mõtlema, et keegi usub minusse, mu käitumine muutus, ma vabanesin seal eeluurimise alt ja läksin Lootuse külla ühes ja siis see ei olnud üldse lihtne, et paar nädalat tahtsin ära joosta tegelikult, et ma ei maganud, söögiisud, kõik need asjad, et ilma ravimiteta asjadeta, et tahtsin alla anda ja siis ma kuulsin esimest korda piiskop Märt Vähi, siis Lootuse küla asutaja kuulutas evangeeliumit, ma kuulsin Jeesusest Kristusest, et on maksnud minu pattude eest ja surnud ristil üles tõusnud, et minul võiks olla igavene elu. Ja see moment tõesti jõudis nii kohale ja puudutas pisarateni. Ma polnud varem nutnud isegi niimoodi oma vanema matustel, kuidas see mind puudutas, et ma ei saa pidama. Tundsin, mul on süda sees, ma olen veel inimene, see on mu võimalus. Nägin kõiki neid nägusid, kes mind veel armastavad, nägin kõiki olukordi, kus ma olin elus surmasuus, saingi aru, et ma ei saa siit ära minna. See on mu võimalus ja kuidagi see päästepalve, keegi polnud sellest mulle rääkinud, aga ma tundsin, et tõesti Jumal anna mulle andeks, et ma olen niimoodi elanud, andesta mulle mu patud ja tõesti Jeesus tule mu ellu, ole mu issand, ma ei tea, kus see tuli, aga mul on see nii meeles ja nagu see meeleparandus, et ma tahan nagu järgida sulle, ma tean, kuhu mu eelmine elu mind viis ja ma usun, et see tee on õige tee, mille sina mulle rajanud ja ma tahan seda leida. Et mäletan, esimene siis selline juba usklikuna palvekoosolek oli ka Märdiga, siis Märt tuli õnnistas mind palvetusest alati, kui on uued mehed seal programmis, siis et kuidas siis mees esimest korda palvetab, siis kuidagi mäletan, et ma tänan sind Märdi eest Jumalat ja et ma olen Lootuse külas ja mäletan, et Jeesus, ma ei tunne sind veel, aga ma tean, et ma olen õigel teel. Väga ilus. Ja sealt see hakkas kõik edasi arenema, siis vabanesin oma sõltuvustest, sain söögiisu tagasi, sain magada, sain omale tööoskused, töödistsipliini, harjumused ja lõpetasin seal programmi, läksin piiblikooli edasi 1 aasta, olin Lätis, hakkasin vanglas ise käima, aitamas seal teisi vange, erinevaid kinnipeetavaid
ja tulin Eestisse, olin siis aasta Lootse külas treeningul ja olin veel 1,5 aastat Taanis piiblikoolis. Siis tulin Eesti ja olen olnud siin sellest ajast. Väga pikk ja ilus teekond tegelikult. Ja. Sa ütlesid, et see algas siis, kui sa olid 16 ja su vanaema ära suri. Korraks viiks sellesse hetke sind tagasi, et kui sa nüüd sellele ajale tagasi mõtled, siis mida sa sellele 16-aastasele Eerikule täna ütleksid, et kui sa mõtled selle peale, et võib-olla on veel lapsi, kes on täna sellises olukorras, kes tõesti võib-olla leina või mis iganes kaotused tõttu ei suuda oma emotsioonidega hakkama saada, aga võib-olla see mingisugune teadmine ja usk kuskil sees on olemas, et mis oleks täna see, mida sa sellele Eerikule läheksid ütlema? Ma olen mõelnud selle peale palju. Ja kui ma mõtlen selle momendi peale, kus see kõik toimus, et vanaema siit lahkus, oligi, et mul oli imeline töökoht. Mu isa aitas mind suveks tööle. Ma olin iseseisev, ma ei pidanud raha küsima vanematelt ja ma mäletan, et mingil põhjusel siis mul oli mobiiltelefoni aku tühjaks saanud ja ma ei saanud helistada, kuigi ma tundsin, et ma pean koju helistama. Ja mäletan jalgrattaga tööpäev sai läbi nii kiirelt, kui ma sain, sõitsin koju ja vaatasin, et vanaema siis maja ees on kiirabi, läksin sisse, vaatasin vanaemat elustati. Ja mu ema oli seal, mu isa oli ka seal, et kuidagi see ajastus oli nii, et vanaema siis kukkus mu ema sülle kokku, et ema oli seal. Ja siis teda ei elustati. No elustati, aga ei suudetud nagu ära elustada. Ja siis kukkus kõik kokku, ma mäletan. Ja ma läksingi siis nii-öelda tarvitama. See aeg ma võtsin alkoholi ja ma olin kanepit ainult suitsetanud, aga jah, siis kogu see asi läks nii kaugele, et ma oma sõprade mõjul siis jõudsin kangemate uimastite, erinevate ergutite asjadeni ja ma ei saanud pidama, siis lõppeski nii, et ma pidin oma emale rääkima sellest, et kui ma olen siin niimoodi, et ma ei jõua kooligi ja siis läksime esimest korda perega haiglasse, Viismeri haiglasse tilgutite alla ja siis ma nagu tegelikult nagu mõtlesingi, et tagantjärgi vaadata, et vanaemast on nagu hea mälestus ja tegelikult sul on ema isa kõrval, et selle asemel, et ennast hävitada nagu, kas su vanaema nagu kõik, mis ta on õpetanud ja edasi andnud, siis tegelikult las see elada edasi, et viia pigem seda edasi kui see, et ma ennast hävitan, et tegelikult on, et mälestus vanaemast oleks saanud nagu elada edasi palju erilisemalt, et selle asemel, et nagu ennast hävitama hakata selle tagajärjel, et tegelikult mul oli nii palju veel mille nimel pingutada, et see hetk jah, ma nagu korraks nagu tundsingi, et kelle jaoks ma siis seda kõike teen. Ja tegelikult olid vanemad ja siis ma ei saanud 16 aru, et tegelikult ma teen seda kõike ise endale, aga jah, siis mingi hetk nagu mõtlesin, et kõik kool ja distsipliin ja trennid ja kõik see ja siis korraks nagu mõtlesin, mis mõte sellel nüüd on. Aga jah, et tegelikult oli väga palju mõtet, et kui palju ma sellega nagu emal-isal haiget tegin, et selle peale oleks kindlasti mõelnud ja ise endale samamoodi, et ma tegelikult kõige selle tagajärjel ellu jäin üldse. Et kui palju on olnud ikka inimestele haiget tegemist, üks asi sellega, mida ma ise endale teen, et pigem nagu mõeldagi, et nüüd nagu isa kunagi õpetas, et mis on ühe tee tagajärg, mis on teise tee tagajärg, et võib-olla sinna nagu tagasi tulla. Ma mäletan seda momenti esimest korda haiglast välja tulles, siis tõesti selline šokk üldse, et aga jah, kui ükskord siis see piir sai ületatud, siis ma ei osanudki nagu uuesti enam põgeneda reaalsusest enam tervel moel. Tegelikult nagu täna ma näen, et kui trennid, kõik võimalused, asjad nagu muud moodi põgeneda reaalsusest ilma, et ma peaksin midagi kahetsema. Võib-olla samamoodi, et kas ma ka mäletan nagu, mis kõik juhtus nagu, et pigem see,
et teha seda, millel on nagu hea tagajärg ja mida ma ei pea kahetsema pärast. Ja ma arvaks ka, et nagu vanem oleks ka väga hea meel nagu. Et täna ma nagu mõtlen selle peale ja siis täna nagu jah, ma saan seda nagu muuta. See on väga hea, et sa räägid sellest nii ausalt ja avatult, aga ma mõtlen korra, et kas sa oled kunagi mõelnud ka selle peale, et mingil määral võib-olla oli see vajalik, et sa sellise tee läbiksid, et jõuda täna siia, kus sa oled, tegelikult sa aitad ju väga palju noori enda looga, et kas on võimalik sinu sees või sinu mõtetes olnud selline tunne, et aga ma võib-olla pidingi selle jama läbi tegema selleks, et võib-olla 5 järgmist noormeest seda läbi ei peaks tegema, et kuidas sinu tunded ja mõtted selles suunas liikunud on? Ja üldse usu mõttes ka, et mõtlengi, et nii imelik kui see ka ei ole, et siis kui elus kõik läheb hästi, siis on raske Jumalale au sellest anda. Et pigem nagu iseenda peale võtta. Et miks ei ole nii, et nagu kõik on nagu ideaalne, et aitäh Jumal selle eest. Et seda nagu ei toimunud. Et tagantjärgi mõtlen, et huvitav. Aga jah, siis kui viimases hädas, et kuskile mujal ei ole enam pöörduda, siis nagu hüüad appi Jumala poole ja ta vastab, et ja, et selles mõttes jah, täna kui mõelda, et 16-st 24-ni, siis oli 8 aastat, et täna usus 16, et seda nagu topelt, et iga see mõttes jah, kaalub minu enda jaoks nagu üle, aga kindlasti ema, isa ja lähedaste jaoks, kes ei ole veel usus ja nende jaoks siis kindlasti see ei ole nagu olematuks muutunud, et kindlasti on nagu jah, enese süüdistamist, et miks nemad valesti tegid ja et miks nagu need asjad nii läksid. Aga jah, et kindlasti see on üks protsess, et täna ma saan neile seda jagada, mida nad tegelikult õigesti tegid, et nad olemas, et nemad, see ei olegi nendest, et nemad nagu kindlasti midagi valesti ei teinud, et see oli jah kuidagi minu enda valed otsused ja hiljem võib-olla jah, selline juba lootusetus ka, et allaandmine, et siit ei olegi nagu väljapääsu iga kord, kui ma jälle nagu tulen sellest kõigest välja järjekordselt, ütleme head suhted, ükskõik mis väljapääs see oli, rikun kõik ära. Et nagu jah, võib-olla oligi see, et ma ei ole nagu väsinud sellest, et ise nagu uuesti alustada, aga väsimus tuli nagu see, et kui paljudele ja kui nagu palju veel ma pean nagu kedagi alt vedama, kellelegi haiget tegema, et sellest kes see väsimus, et ma pigem nagu jah, säästaks teisi sellest, et ei hakakski enam proovima ja et tunduski, et iga korraga ainult hullemaks ja hullemaks. Et oma pingutustega jah, et sellest välja tulla. No see on nii tore, et sa ikkagi leidsid tee Jumalani, kes tõesti tegelikult ju su sellisest raskest olust ära päästis, et Jumal tänud selle eest. See on absoluutselt aga kuidas sa tunned, et see teekond Jumalaga sul tänasesse päeva nagu kandunud, nagu kuidas see muutnud sind on? Milline on võib-olla suhe täna sinul Jumalaga, et kõik see, milleks sa nii-öelda kasvanud oled, et siis kuidas tänases päevas on? Ma mäletan esimest korda siis, kui juba usklikuna vanemad said tulla Lootsu-külla. See oli kuu aja sees ja nende elus ka, et hakkasid nagu muutused toimuma. Aga see kuidagi nende jaoks, et nad saidki käia mul külas, iga nädalavahetus põhimõtteliselt, 2 korda kuus nad käisid kindlasti koos mind vaatamas ja saime koos laupäevad aega veeta. Aga teised sugulased, kes mind ei olnud näinud, siis kui ma lõpetasin programmi, see oli kuskil 13 kuud ja nägid mind, siis nagu, et see tasakaal, see rahu, et polegi nagu kunagi sellist asja näinud. Et nad mäletasid, milline ma olin ja milline ma nüüd, et nende jaoks oli see muutus väga suur.
ja muidugi kõik see, et kuidas sa hindad seda Jumala ütleme siis ligiolu oma elus ja et tahadki kõiki asju ikkagi läbi arutada Jumalaga, et selle sa võtad sealt kaasa ja muidugi piiblikoolis kõik see, et kuidas ikkagi siis nii-öelda Lootsikülast välja tulles hakkad uuesti elama, et jah, kõik need väärtused, et need päriselt ka need nagu aitavad, et see ongi nagu see pärand, mis meile on jäetud, et kõik nagu käitumismudelid, asjad, et ühiskonna tegelikult moraali baas ja kõik, et näedki jah, et see on reaalselt see, mis nagu kannab ja tänase päevani välja, siis jah, kui lähebki võib-olla endal mingites asjades pingeliseks, siis võib-olla saadki aru, et jälle on see olukord, kus võib-olla ise kiirustad ja Jumal jääb kuidagi tahaplaanile ja siis võtad hoo maha, ütled nii, et see on see koht jälle, kus tegelikult ongi hommikune vaikne aeg, kõik need ütleme piibli lugemised, palvetamised, kõik, et selle panna uuesti korda ja siis kõik muu. Et see on tänase päevani samamoodi jah, et iga kord siis nii-öelda, kui mingi uus asi saab alguse, et Lootsikülast välja tuleb piiblikool, treening, siis juba Eestisse veel tagasitulek. Ma töötan Päästeametis, siis järgmine suur asi abielluda, pere luua, et kogu aeg jah, see iga uus asi siis võtabki aega, et nagu jah, Jumalaga uuesti sellised rütmid paika saada, et see on nagu ikkagi üks ja seesama, mis nagu elus kannab ja edasi viib, ongi oma isiklik aeg Jumalaga. Et see, kui on nagu kõige tähtsamal kohal elus, siis kõik muu on ka hoitud, et piibel ütleb ka otsige esiti Jumala riiki, kõik muud antakse teile pealegi. Et see jah, vastab tõele siis jah. Ja hoidagi see nagu esikohal, siis on kõik muu ka korras. Aga kuidas sa tajud, oled sa suutnud Jumalat hoida nendel aastatel esikohal või kuidas nendest nii-öelda sellistest tavapäeva raskustest siis välja tulla, et kas ongi see rutiini tekitamine või kuidas sa nagu endale nii-öelda piltlikus mõttes piitsa annad, et siis ikkagi Jumala esikohale tagasi tuua? Jah, et õppidagi võib-olla siis rohkem niimoodi igat hetke väärtustama, kui neid asju on nagu väga palju elus, et meenutamegi abikaasaga, et kuidas üldse nagu elama jäime võib-olla vaimulikus mõttes, et meil oli siis vanem poeg Aron oli alla 2 aasta, siis sündisid kaksikud ja 3 korraga, et käsi jäi puudu kogu aeg ja et mina oleks ka kõik vabad hetked Aronile olemas, et tema saaks aru, et ta on ikkagi väga väärtuslik, et temaga koos aega veeta ja siis kuidagi õpidki jah, siis nagu ümber organiseerima oma aega, et sellisteks ootamatusteks oled rohkem valmis, et ma nüüd tean, et see ei ole see, et mul ongi nagu see rutiin paigas, aga siis kuidagi õpidki nagu igat sellist vabamat hetke rohkem väärtustama, et nüüd mul ongi see, et ma saan nagu lugeda ja korra hinge tõmmata ja siis nagu nendes ka, et selle asemel, et midagi seal sotsiaalmeedias surfata või nii, siis hoopis mõtled, et näed, mul on see aeg, et ma saan hoopis midagi kuulata, mingit jutlust, podcasti kas või eks, et täna on nagu moodne see, et midagi sellist, et mis on nagu hästi nagu selline väärtuslik. Ta annab nagu juurde kui see, et mul on nüüd korraks aega ja ma viskan selle lihtsalt maha. Et jah, selliseid asju õpid nagu ümber hindama, et näed, aeg on nagu väga-väga väärtuslik ja jah, et ma ei taha nagu seda kasutada millegile sellisele, mis oleks kuidagi negatiivne või jah, et milles ma nagu pärast ka võib-olla pettun, et ma lähen kingla peale välja, et ma saan kuidagi
seda aega kasulikult kasutada. Ehk siis valikute Jah, küsimus jaa, tegelikult täpselt, on jaa, ju, et jaa. kumma tee sa valid, kas Just, selle, just. mis toob sulle head tulemused või mis toob sulle halvad tulemused. Jaa. Et tegelikult on nii äge kuulda sinu sõnades see, kuidas ikkagi sinu need isa sõnad käivad ilmselt sinuga terve elutee kaasas, et see on väga-väga tore nagu tõdemine, aga sa mainisid juba ka tegelikult oma abikaasat ja lapsi, et ma võib-olla küsikski, et seda algusaega, kui sa abikaasaga kohtusid ja te nii-öelda sinna abieluni jõudsite, et kuidas see usuteekond teil abielus toiminud on ja kuidas see teid kandnud on, et kuidas Jumal teie elus nagu rolli mänginud on üldse? Oi, sellel on nagu, no ongi nagu kõige erilisem roll üldse, et me saame aru, et see ongi nii Jumalast olnud. Et kuidas me üldse üksteist leidsime. Ma mäletan piiblikoolis, siis oli üks palveöö ja ma mäletan, et kui ma läksin piiblikooli, siis me leppisime kokku piiskop Märt Vähi ja siis Lootsiküla tegevjuhi William Borissenkoga, et see piiblikool on see, et ma pühendan selle Jumalale selle aja ja ma ei otsi endale kaaslast ja nii, aga Lootsikülast kaasa tulnud väärtused on see, et sa ikkagi nagu õdesi Kristuses austad. Ma mäletan, et söögivahetunnid olid varem sellised, enne kui ma piiblikoolis käin, poisid jooksid kõik ette söögi järjekorras, said oma söögi kätte, aga siis oli see, et alati õdedel ees õigus, et õed võtavad ja siis uksi avad ja nii. Ja siis ma kuidagi tundsin, et ma ei taha nagu kellegile anda põhjust, et mul võiks kellegi vastu tunded olla, et kaitse mind selle vastu, et ma ei kuidagi ei haavaks kedagi või et ma teen seda mingit tagamõttega, et ma lihtsalt nagu vennana austusest õdede vastu teen seda ja nii. Ja siis oli palveöö ja siis ma mäletan, ma palusin aga Jumal, et kuidas see nagu äratundmine on, et kuidas ma tunnen ära oma tulevase abikaasa ja see oli lihtsalt nii ülevoolav, et seda ei saa isegi kirjeldada. See on nii raske, aga kui ma mõtlen, siis seda on nagu uuesti taas läbi elada nagu lihtne minu jaoks ja siis hiljem ka abikaasa Anette jaoks. Ja ma mäletan, et oli üks artikkel Naiste Lehes ja ma olin nõus nagu, et see siis läheb trükki, kui ma näen, milline see on. Ja nägin ja kõik nagu vastas minu sõnade järgi nii ja siis ma olin nõus. Ja ma hakkasin siis Lootsikülast minema Taani piiblikooli ja ma mäletan, et ma pidin õpetajatega seal suhtlema läbi Facebooki ja nad ei olnud mu sõbralistis ja kunagi oli siis nii, et sa näed nagu võõraste kirju ja seal oli veel tüdrukute kirju ja siis üks oli mu abikaasa kiri ja siis me rääkisime seal, et võib-olla kuskil tulevikus kohtume, et aitäh julgustuse eest ja et väga tähendusrikas. Ja siis, kui me suvelaagris nägime, siis see äratundmine, see oli lihtsalt see sama kogemine uuesti. Ma tahtsin metsa joosta ja ma ei tea, hüpata lihtsalt ja hüüda ja see oli lihtsalt nii võimas olek. Aga ei olnud aega, ma vastutasin siis noorte programmi eest seal suvelaagris. Ja jäime suhtlema ja hiljem ma olen saanud talle seda rääkida. See on nagu väga eriline. Ja see hetk et kui me otsustasime, et me oleme paar ja kihlumine kõik, et kihlumiseks isegi kõik see ettevalmistus ja ajastus ja kus ja kuidas, no lihtsalt inimesed tulid ei kuskilt, et täiesti imeliselt isegi mäletan see kihlasõrmuse suurus seal, ma mõtlesin, et 17,5 loksusveid, 17 väike, täpselt tuli 17,25. No, seal oli nii palju lihtsalt neid detaile, kus sa näed, et Jumal, aitäh, sa oled nagu nii eriliselt kohal ja abiellumine, pulmade ettevalmistumise, pulma kogu nagu programm, et samamoodi keegi perekonna tuttav, kellega pole ammu suhelnud, on olemas järsku. Et esimene inimene, kes pidi hakkama seda kõike korraldama, see kindlasti ei sobinud meile ja siis järsku selline inimene, kõik nagu see, mida me unistasime, ette kujutasime ühiselt kõik nagu selline üheks saamine, et see oli nagu enne juba pulmi ja hiljem ka nagu kodu
rajamisel ja jah, et kõik see nagu ettekujutus asjadest on nagu selline hästi eriliselt nagu üks, et meil ei ole nagu vaja vaielda asju nagu selgeks olnud, et ja ühine maitse ja kõik nagu selline, et ja tänase päevani, et laste kasvatamisel ühiselt jah, otsimegi nagu selliseid lahendusi, mis nagu oleks nagu kõige parem ja õpimegi, et selles suhtes nagu hästi toetav. Ja näemegi, et selline iga lapse eraldi nagu esile toomine, temaga eraldi aja võtmine ja nendest selline nagu iga lapse oma eripära välja toomine ka, et sulle tulevad need asjad välja ja et sa ei pea ennast võrdlema ja kuidagi jah, et see on nagu jah, meil ühiselt nagu kujunemas, et õpime muidugi. Et jah, et tänase päeva seisuga samamoodi, et otsime alati samamoodi, kus me saame nagu Jumalale koos aega võtta mingites võimalustes nagu kaasa aidata, teenida koos, et jah, see on ka olnud selline kõige õnnistatum aeg tegelikult, kus me oleme olnud ülistuses samal ajal koos, kodugrupid olid meie juures, koguduses ka siis nagu koos teenida, jutlustades, tõlkides, mida iganes, et noh, hästi selline noortetöös ka siis, et kui me abiellusime, siis oli see, et tüdrukud, poisid, ennem olid ainult nagu jalkatöös poisid, et kodugrupis ka siis hiljem tüdrukud, poisid ja seda on nagu näinud, et Jumal on õnnistanud seda, et meie kodugrupist või noortetööst sealt on täna need, kes on ise nagu väga nagu kasvanud Kristuses ja lähevad ise edasi, et ma näen jah, et ühiselt selline koguduses teenimine on siis ka aidanud väärtustada oma lapsi, et oleme saanud panustada siis nii-öelda mina siis varasemalt jah, nagu see kaplan mulle kunagi vanglas seal ka ma ütlen siis nagu profeteeris, et sa saad noorte heaks midagi tegema, et sinu vead säästavad teisi noori ja jah, et nende noorte kuttide jaoks siis tõesti, kes on nagu pääsenud kõige hullemast ja täna on kõik hästi, et siis nende kaudu ma olen siis õppinud tegelikult ka oma lapsi, meie abikaasaga lapsi siis väärtustama nagu rohkem isegi. Et elus on olnud nagu jah, varasemalt siis hoopis nagu teised olukorrad, et sa saad kellegi heaks teha võib-olla, kes on sulle täiesti kontvõõras midagi, et nagu midagi tagasi ootamata. Et tänase päevani jah, otsime, kuidas nagu koos rohkem saaks teenida nii, et see on hästi selline oluline jah, et üheks kujunemine veel kõiges. Ma loengi siit hästi välja seda, et on selline väga nagu harmooniline suhe kuidagi algusest peale ilmselt olnud, et tõesti, kui Jumal ikkagi on kokku kaks inimest loonud, et siis seal on mingi selline teistsugune sünergia vahel, aga kas sa oskad välja tuua ka mõne sellise võib-olla raskema hetke, mis teie abielus on olnud, et midagi, millest olete saanud mõlemad võib-olla sellise suurema õppetunni ja kuidas nagu Jumal seal toetanud on, et oskad avada mõnda sellist olukorda? Pigem võib-olla sellised raskemad olukorrad ongi olnud seotud siis mitte kristlastest sugulastega, kellel on siis olnud teatud erinevad probleemid elus ja nendele olemasolek, et jälle ühiselt, et see ei ole kuidagi nii, et sinu suguvõsa või et sinu suguvõsa, aga sellel ei olegi nagu enam tähtsust, et kelle, et me nagu me ongi hoolime nagu ühiselt ühtemoodi, et see on nagu kindlasti see, et ongi ja see tagajärg on ka see, et see on nagu veel erilisem näha, et kuidas nagu Jumal on üheks loonud, kui näiteks äiad saavad hästi läbi või ämmad saavad hästi läbi või mammad saavad hästi läbi või noh, et nagu see on tõesti selline eriline ja ongi, peabki teinekord on rohkem
selliseid hetki, kus sa saad aru, et Jumal nagu, me ei tea seda lahendust, aga me teame, et sul on lahendus, et me ikkagi seisame ühiselt selles, et seal tulevad need lahendused. Et pigem ongi jah, et isegi kui sa ei näe mingid teatud olukordades veel selliseid lahendusi, võib-olla mida sa ise arvad, et võiks juba olla, siis tegelikult Jumal tegutseb ikkagi. Ja et me ise kuidagi ei muuda enda siis nii-öelda hoiakuid nende inimeste suhtes, kes veel ei ole nagu oma otsust teinud Jeesuse kasuks, mida ise kogu aeg ootad, et nagu et millal see juhtub või et millal see toimub, aga tead, et jah, Jumalal on oma ajastus, oma aeg igaühega. Ja vastavalt sellele ka jah, et ei ole nagu endal ka siis kuidagi nagu sellist kiirustamist või et nagu jah, nagu ma ütlesingi ennem seda, et oma isikliku hoiaku muutmist kellegi suhtes, kes võib-olla ei ole nagu minu äranägemise järgi veel muutunud või kuidagi. Et ikkagi armastada teha sellise, nagu ta on ja teha, et kuidas minuga oldi nagu kannatlikud. Ja, et see on hästi palju sellist kannatlikkust ja usku on see ühist usku ja üksteise nagu toeks olemist ja seda üheks saamist veel kord niimoodi oma lähedastega ka. Et mul äi on sama kallis nagu mu oma isa, eks. Et olen saanud seda rääkida ka või üks, ongi võtadki nagu sugulasi ja nagu ühiselt ja kuidas nagu jah, mind on vastu võetud, abikaasa on vastu võetud, et see on ka kindlasti ainult tänu Jumalale. Ehk siis võib öelda, et Jumal on teid üheks toredaks suureks perekonnaks kasvatanud. Väga äge, aga kui me räägime sinust kui isast, siis milline on Eerik isana? Täna sain just praktiseerida seda, et kuna üks meie kaksikutest oli mõned päevad kodus, teised käisid koolis ja et nagu talle ise ka seda kuidagi võib-olla väärata, ma nagu pisarateni tänulik, et sa täna kodis ei ole, et me saame koos olla ja teha tõesti seda, mida talle meeldib, et harjutada jalgpalli, kuidas ta joonistab koos, nagu rääkida, mis sealt tuleb või kuidagi nagu tuuagi välja tema nagu selliseid erilisi külgi ja omadusi ja et kuidagi hästi nagu väärtustan seda aega, kui on niimoodi eraldi võimalik nagu veeta koos kahekesi, et kõigi poegadega nagu. Et jah. Muidugi on selliseid asju, mis vajavad väga konkreetsust ja mingid tegelikult jah, nüüd ma olen aru saanud, et mingid asjad peaks nagu kohe nagu kõrvaldama ja rääkima läbi, et nagu mu oma isa kunagi rääkis, et mis tagajärg see, miks me seda ei tolereeri sellist käitumist ja põhjendada ka see ära. Et nagu, et ei ole see, et mingi asja nüüd võtame ära, et seda ei saa, seda ei tohi, aga et jah, see tuleks ka omal see arusaam, et teinekord on päris keeruline, et ütled, peaks nagu aru saama juba, aga võtab nagu rohkem aega, et võib-olla ei näe seda, et kus see nagu lõpuks või jah, enda pealegi mõeldes, et võib-olla mõndades asjades oma lapsepõlves mõtledki, et kas see päriselt ka nagu viib nagu see sinna, millest mind hoiatatakse, et kas ma pean ise läbi tegema need vead või mitte, et targem on ikkagi teiste vigadest õppida, et jah, seda kannatlikkuse poolt nagu tänu Jumalale, et on, aga jah, pigem vahest väga konkreetne olla, et üldiselt jah, olen nagu aru saanud, et ongi armastuses on nagu täpselt see palju suurem nagu vägi kui jah, mingites nagu emotsioonides või kuidagi tunnetes, et jah, me olemegi hästi nagu huvitavalt abikaasaga siis saanud nagu
mingeid asju jagada ka, et kui ongi mingi olukord, siis nagu mu oma isa kunagi, et näed, mu emale, et mingi hetk võib-olla emal oli raske, et näed, see on sinu probleem, aga isal oli lihtsalt see, et maha rahuneda ja endast nagu siis jälle nagu kokku võtta ennast ja siis nagu tulla ja rääkida nagu ilma emotsioonideta. Et see on ka nagu hästi huvitav kodus, et ja kui ühel võib-olla on emotsioonid, siis üks võtab üle või teine võtab üle või kuidagi jah, vahel on niimoodi, et ja ainuke, jah, kui need tulevad, väsimus, magamatus, kõik need, et nagu ikka, et sellistel momentidel jah, siis pigem mingeid asju, tähtsaid asju kindlasti mitte rääkida, et välja puhata ja nii, et pigem ongi jah, kas mingi tööl raske moment või mingid asjad jah, et ei ole saanud magada mitu ööd või see on laste tervisega midagi, nina-vere jooksud öösiti või nii, siis kipub nagu tulema selliseid pingelisi olukordi, mis ei ole nagu endast tingitud. Aga jah, jälle nagu sellest läbi minna. Et pigem jah, nagu väärtustada ja poegasi nagu esile tuua ka, et kiita ja teiste ees samamoodi, et ja kõiki siis nii-öelda vanavanematele heas mõttes uhkustada oma poegadega. Et seda ka, et nad ise tunneksid seda, et ja nad on seda saanud nagu tagasi öelda ka, et mis nagu meeldib ja mis nagu mõjub hästi. Eks see olegi hästi inimlik selline emotsioonide virvarr, et tõesti nagu sa mainisid ka, et kui sa oledki valvesõld, oled magamata, tervised on kehvad, eks ole, et seal on väga palju sellist asju, mis ju mõjutavad meid inimestena igapäevaselt, aga nii tore on nagu kuulda, et tegelikult see vundament on siin hästi oluline, et ma tunnen, et sinu peres on see ikkagi väga paigas, et teil on mingid kindlad sellised printsiibid, mis siis aitavad tegelikult nendel rasketel hetkedel ka elus ikkagi toime tulla, eks ole. Ma kujutan ette, et 3 sellise toreda poja kasvatamine üldiselt on nagu hästi vahva ja kõik, aga kindlasti on see nagu ka mingil määral väga raske, et kas sa vahel tunned nagu, et pinged käivad nii üle, et nüüd on nagu see tunnet, et ma enam ei jaksa, ma tõesti ei jaksa enam ja siis ongi reaalselt ainuke hetk see, kus sa tunned, sa pead alistuma lihtsalt, et on sul selliseid momente ka isana läbi olnud vaja käia? Ei, kindlasti on jah selliseid momente, kus nagu jah, neid väliseid tegureid nagu kooli viimised, mingid momendid, mis veel nagu on jah hilinemised näiteks kooli, et jah, 3 on tihti keeruline saada ühte nõusse. et jah, 3 erinevat jah, poega on ühele meelele nagu tihti keeruline saada, et see on võib-olla jah, nagu, et sa pead nagu olema hea selline nõustaja, et tead, et näed, et jah. Ja muidugi 3 tihti on see, et erinevad tööd ka. Üks ootab juba, et saaks kooli. Et see oli jah, meile nüüd nagu üks väljakutse jah, et lasteaiaga oli see, et no ja täna vaba päev, reede, ei tule, aga nüüd ei ole enam seda, et ja, nad igatsevad ise ka seda. Et oleks üks vaba päev või nii, et nüüd on jah kella peale kõik asjad, et nagu vanemal pojal on 2 aasta, aga kaksikutel on 1 ja siis jah, sealt ka tuleb neil oma vahel see, et kuidas ta aru ei saa, et ma pean koolis olema, ma tahan varem seal olla, ma tahan kõik asjad nagu valmis panna, et kõik on nagu hästi, ma ei taha hilineda. Aga nendel on nagu jah, selline veel nagu sisseelamine. Eks esimene aasta ongi selline veits kaootiline, et kui juba üks käib 2. klassis ja teised 1. et kujutan ette, et seda laveerimist on väga palju, aga kõige selle keskel, kui need argitoimetused ja kõik sellised nagu kõrvalete, siis kuidas sina isana oma peres Jumalat esile tood, et kuidas sa lastele annad Jumala väärtusi edasi? Tänu on selline, mida
väga palju siis nii-öelda esile toon, et erinevates olukordades tänada Jumalat, noh, esimesed sellised asjad, isegi toidupalve ja tänulikkus, et jah, meil on toit laual, meil on kõik vajadused kaetud, et me ei unustaks sellest nagu Jumalat tänada, et me ei võtaks ka iseenesest mõistetavalt seda, et jah, meil on võimalus nagu aidata. Me räägime väga palju nagu andmisest, räägime jah, võib-olla ütleme vanemale pojale Aronile näiteks ikka eraldi, et tema nagu teab rohkem siis näiteks mingitest andmistest, et keda me parasjagu aitame ja küsib ka, jätab meelde, et ja, me oleme saanud nagu tunnistada, et kuidas nagu jälle tagasi on tulnud teistmoodi ja siis et nagu on ja huvi tulnud rohkem selle vastu, et see andmine on ka hästi oluline, et panna nagu teisi ka ette enda tahtmistest, et kuidagi jah, võib-olla, et proovime küll, et jah, võimaldada kõike, aga samas nagu mitte unustada selle kõige keskel, et see ei ole nagu kõige olulisem, et mina saan oma tahtmise või et selles jah. Ja muidugi jah, et pühapäevad, et teenistused, koguduses käimised ja samamoodi siis kristlastes sõpradega niimoodi laagrid, ühised ajad, jaanipäevad nüüd näiteks oli esimene aasta, kus ja sõpradega, kellele me oleme olnud Lootsu külas koos, kellega me oleme siiamaani nagu kõike jagamas, erinevaid olukordi ja asju, palvetame üksteise eest, et tehagi nagu rohkem ühiselt ettevõtmisi. Näiteks selline jaanipäev oli nüüd sünnipäevad kõik, et lapsed nagu ootaksid neid kohtumisi sõpradega, et nad väärtustadagi, et jah, ja sa näed, et kuidagi teistmoodi on see, et ikkagi jah, koguduse keskel ja sõbrad, kellega sa saad arvestada alati ja kes sind alt ei vea ja kes on nagu jah, alati olemas sulle, et seda nagu jah, väärtustada, et ma räägin neile oma sõpradest ja räägin lugusid, et nad hakkaksid ise ka nagu igatsema selliseid lugusid, et mida nagu sõpradega ühiselt aega veeta ja kuidas nagu sõprust hinnata. Ja noh, muidugi abielu ka, et kindlasti see on nagu see, et kuidas ma armastan nende ema, oma oluline kõik ja siis vahest on jah, selles suhtes, et jah, et enne kui ta teie ema oli, ta oli minu abikaasa. et jah, see oli nagu enne. ja siis nad ka nagu seda väga väärtustavad, et me jääks ühist aega ja niimoodi, et jah, räägime, et mida me tahame teha koos, mida me tahame teha nagu kahekesi, et jah, nad nagu ka nagu teavad, et me planeerime neid asju ja et me väärtustame ja võtame seda aega, et väärtustada abielu, väärtustada pere. Et see on ka nagu hästi oluline meie peres. Et nad näeksid seda ja et nagu annaksid ka selles, et meil on kristlik perekond, et see on ainult Jumala ime. Ja ka nende jaoks jah, kui me käime seal Lootsuküla näiteks teenistustes kaasa teenimas, aitamas, siis ikkagi iga kord on nii, et leiva murdmise ajal siis toome selle esile, et kui ei oleks Jumalat, siis meid kedagi ei oleks olemas reaalselt. Et ei oleks meie pere, ei oleks meie abielu, mitte midagi. Et see on ainult Jumala ime. See on väga ilus, et te tegelikult hoiate poegi ka selles samas nagu väärtuste nii-öelda pagasis, et tõesti see on nagu igapäevaselt ikkagi käib teil elust läbi, et väga äge. Aga kui me mõtleme korraks tagasi sinu elule, eks ole, sellele minevikule, mis sul olnud on ja kus sa tulnud oled Jumala juurde, siis kas sa tunned täna isana, et on sul sees ka mingi sellised
hirmud laste kasvatamiste juures, et ka sina tulid tegelikult ju väga heast, väga väärtustatud perekonnas, sul oli väga hea isa roll. Kuidas sa täna ise tajud seda, et oled sa läbi kogenud sellist hirme enda poegade kasvatamisel, et kuidas nende elu nüüd kulgeda võib? Poegadel hästi oluline, kui nad ise ka räägivad ja näevad neid lugusid, kust on välja tuldud. Et jah, pigem selle, et nad nagu teavad, kuhu see kõik võib viia. Ja nad teavad reaalselt nagu sõpruskonnast ja ka inimesi nimepidi, nagu keda ma olen neile tutvustanud, keda me oleme saanud aidata. Aga jah, tänase päeva seisuga ütleme, meie kultuuripilt ja see võib-olla hirmutab rohkem nagu, et mis meile nagu serveeritakse nagu väljaspoolt, aga jah, et jah, see hirm võib-olla on see, et kas ma olen nagu nende jaoks ikkagi piisavalt hästi saanud nagu anda seda eeskuju, et ikkagi jääda usku ja et nagu see ongi nagu kõige parem üldse, mis olla saab. Et mul on nagu eeskujud, kus samamoodi üks pastori pere, kellega ma Lätis palju kokku puutusin ja 3 poega. Ja nende nagu jaoks ongi see, et nad on saanud kasvada kirikus, nad on ülistuses, kes mängib trumme, kes mängib bassi, kes mängib klahve. Ja et nad on oma vanematele kõige tänulikumad selle eest, et nad on näinud reaalselt, kuidas Jumal on nagu elav. Et kuidas nad alustasid väikesest ühetoalisest korterist oma kodu avamisel, nad kodututes toitsid, riietasid, jagasid kõike. Ja tänase päeva seisuni meil on suur majapidamine, kus peatuvad erinevad jutlustajad, piiblikooli õpetajad, kus ma olen ise saanud olla, kus on tõesti võimalus ennast välja lülitada, puhata, nagu väga eriline. Ja Jumal on ka õnnistanud, et kõigil neil on pered, poegadel juba nagu, kes on väga head sõbrad. Et jah, selline nagu suur tunnistus minu jaoks, et jah, et ise samamoodi siis olen nende kõrval ja jah, et nad ise nagu väärtustaksid seda, et kõige enne siis üldse, et kuidas ma olen nagu usus, et kuidas mul on oma suhe Jumalaga, et seda ja et kuidas ma ka kuskil koolis, trennis, kõikjal, kus ma puutun kokku nagu teiste lastega, siis täna hiljem teismeliste ja noortega. Et ja mida ma ise muidugi vaatan ja millele nagu oma aega siis jah, jagan. Pigem nagu jah see, et väga palju nagu jah, tänase päeva seisuga ma näen, et isegi jah, kohutav, mis nagu igalt poolt nagu sisse tuleb erinevaid nagu kultuurilisi asju, mis nagu tõesti jah, ei ole nagu kuidagi moraalile head, mis ma ise nagu olen täitsa nagu viimasel ajal šokeeritud nagu, et noh, kust see veel tuli või et meie ühiskonnas jah, on olnud selliseid võib-olla väljaspoolt ja uuendusi, millega ma ise nagu ei tahaks kaasa minna. Et jah, et nagu rahvana ja et moraalil alus võiks ikkagi olla see kristlus, et ükskõik, et noh, Euroopas, et see on nagu see, mis on meid nagu siiamaani toonud ja kandnud, et jah, inimeste väärtustena nii, et jah, nagu esimene asi lastel ka, et see kristlaste väärtus, et kuidas seda oma väärtust on Kristust oma elus. Et pigem jah, see eeskuju andmine, et see on võib-olla olnud selline võib-olla väljakutse ja kerge hirm võib-olla jah, et ikkagi jah, kartus, et mis poisid võib-olla lõpuks ise otsustavad või nii, aga jah. Et noh, ja usaldada ikkagi lõppkokkuvõttes Jumalat, et nagu, see on nagu ikkagi jah, esimene.
Eks see olegi jah, et see ühiskond meie ümber tegelikult vormib nii täiskasvanud kui lapsi, et tõesti, kui vaadata maailmapilti, siis ega siin väga palju ilusat enam ei ole, et pigem on ikkagi sellist väga võib-olla nagu ekstreemsusesse minemist ja juba ka meie väikses Eestis tõesti, et ma just mõtlengi, et lapsevanematel on tegelikult täna päris keeruline juba lapsi kasvatada, kui vaadata ka, mis meie koolides toimub, et millises keskkonnas tegelikult lapsed üles kasvavad, et aga ma isegi ei pea küsima, vaid tegelikult nii ilus, et sa tõid ise selle välja, et kuidas ise lapsevanemana lastele toeks olla, ongi tegelikult ju läbi selle eeskuju, et kõik need väärtused, mis sa ise kodunt kaasa annad, need ongi justkui nagu see pakett, millega sa saad lapsi toetada, eks ole, et väga tore jah, aga ma võib-olla küsiks, et sa tõid väga palju ägedaid asju välja ja tõesti sellist väga suuri väärtusi, aga kui sa mõtled selle peale, et kui sul nüüd poisid kasvavad suureks, et mis on see võib-olla, mida sa tahaksid, et võt, see võiks olla see asi, mille minu lapsed kaasa võtavad minust kui isast? Ütleme jah, isa ja isa nagu sõprade osas, siis ma mäletan seda, et just see, et trenni viia, olemas olla ja nagu olla vastas ja käia mängudel ja nii. Siis ma mäletan seda, et kui sõbrad rääksid, kui lahe isa sul on ja nii, siis tänase seisuga ma mõtlen seda sama, et olla nagu koos kõikjal nii palju kõrval. Ja siis, kui nad nagu suureks kasvavad, siis et kui mina neid kogu aeg võtsin kaasa ja viisin ja nii, et nad mind kutsuks kaasa. Et kuule, tule ka. Et selleni on nagu pingutada, jah. Et see ei oleks ainult sinnamaani, et kui nad jah, täiskasvanuks saavad, aga et see oleks nagu selline jah, ikkagi igavesti niimoodi, et jah, isana. Et see ei muutu siis, kui nad ise üks päev isad on. Aga jah, et see, jah, siis kui ma juba vanaisa olen, et siis jah, selles mõttes, et kui näeb seda aega, aga jumal teab, et selles mõttes jah, et pikemas perspektiivis ikkagi jah, et nagu ühiselt, et jah, selle võiks nagu kaasa võtta, et isa nagu on üks ja et isa igatsus ja isa koos olla, et see oleks nagu sama asi, et mida ma igatsen, et see isa igatsus on tegelikult see, et kuidas meie taevane isa igatseb meiega aega koos veeta. Et ma ise nagu näengi seda kõige rohkem oma laste juurest ja ma ise nagu hakkasin seda tundma, oli see, et kuidas meie taevane isa igatseb, et me temaga koos oleks, mitte see, et ma ainult tahan midagi oma isalt saada või et pingutan, et kuidagi midagi tõestada, et isa mulle midagi annaks, aga vastupidi lihtsalt see, et isaga koos aega veeta, et nagu poisid saaksid ka sellest aru, et nagu mina tänu oma isale sellest sain aru, et kui väga hinnaline see aeg on isale, et ma siis nagu näeksin, et nemad saaksid ka sellest aru, et tegelikult kui väga hinnaline on meie aeg meie taevasele isale. See on nii ilus kokkuvõte sult, aga ma võib-olla lihtsalt küsin korra seda, et kuidas sina mehena tunned, et kas isad võiksid rohkem oma tundeid väljendada nii siis oma abikaasadele kui ka tõesti lastele, et mehed tihti kipuvad olema sellised, et nad lähevadki nii-öelda eemale ja siis lihtsalt söövad ise läbi need oma tunded, et kas tegelikult läbi Jumala tunned, et on sul lihtsam olla ka avatud ja tõesti võib-olla natukene rääkidagi oma sellistest valusamatest tunnetest ka ja oled päriselt avatud? Absoluutselt ja et sellega läks aega, ma mäletan, kui me abiellusime, siis ja see selline minu ja Jumalaga aja võtmine ka, aga et oma emotsioonide näitamine, kui me vaatasime mõnda kristlikku filmi või vaatasime midagi sellist sügavamat ja siis isegi nagu emotsioonide näitamine, mingi selline raske oli nagu, et pisar tuleb silma või kuidagi niimoodi ja siis mingi hetk nagu said aru, et see on nagu väga, väga nagu eriline ja jah, et mingi hetk see nagu muutus ja ma
ma sain oma abikaasal näidata oma tundeid ja asju ja siis jõudsingi selleni, et ma ei tea, miks see nii raske oli või mis mind tagasi hoidis või kuidagi, et et ma peangi nagu selline näitama, et ma olen tugev ja nii, aga tegelikult ongi see hoopis tugevus, et ma julgen oma emotsioone näidata ja rääkida, et kuidas tegelikult päriselt on, sest et see on ükskõik milles, et mingid asjad võib-olla, mis haiget teevad või mis nagu panevad võib-olla mingites olukordades kuidagi hoiakuid võtma, on tegelikult palju lihtsam see, et kui ma lähen ja need koheselt nagu räägin välja ja saan aru, et see ei olnud midagi, et see oli mingi olukorrast lihtsalt tingitud. Kui see, et ma ei räägi, hoian enda sees ja lasen nendel asjadel kasvada. Ja pärast võib-olla saan aru, et kui palju nagu aega ma olen nagu maha visanud selle tõttu, et ma kohe ei läinud ja ei rääkinud neid asju ära, mida võib-olla mina tundsin valesti või et nagu mingites tunnetes endale selgust jõuda, et see, et ma julgen nagu oma tundeid, et kuule, see olukord natukene praegu riivas või pani mind nagu imelikult tundma, aga teine inimene üldse ei ole midagi mõelnud selle. Kui anna mulle andeks, kui ma järelikult sind niimoodi kuidagi kogemata riivasin, see ei olnud teadlik. Ja siis ongi aru saada, kui võib-olla mingid asjad on see, et mis minul endal tuleb enda sees nagu korda panna või et miks ma nagu mingitele asjadele selliselt reageerin. Aga tegelikult seal ei ole mingit põhjust. Et mingi jälle sellised olukorrad, et kui me oleme julgem oma tunnetest rääkima koheselt kodus, sõpruskonnas, lastega, siis tegelikult sellel on nagu väga suur vabadus. Et väga palju nagu asju oleksid võib-olla olemata või mingeid otsuseid või mida iganes, et tegelikult et me ei tee nagu mingeid asju oma tunnete alusel, aga et saame nagu neid väljendada oma tundeid ja nendest ka nagu siis selgusele jõuda ja vastavalt siis nagu muutusi siis ellu viia, mis on vaja. Ja ma tänan sind väga selle ausa vastuse eest, et nii tore nagu, et meesterahvas ütleb, et julge on olla tegelikult see, kui sa päriselt väljendad ennast, et ei ole see, et me peame olema need kõvad kivikujud ja endasse hoidma, vaid tegelikult julgus hoopis väljendub selles, et sa julged väljendada ennast, et väga ilus. Ja mul on tegelikult väga tore olnud sinuga siin vestelda, aga ma lõpuks veel küsiks sinu käest sellist asja, et kui sa kuuled sõnu, tahan öelda sulle, siis mida Jumal võiks praegu sinule kui mehele ja isale öelda nende sõnadega? Ma tunnetangi kuidagi kõige rohkem seda, et see, et sa teaksid, et kui väga ma sind armastan. Väga ilus. Tõesti, see on selline võib-olla siuke kuldne mõte, millega lõpetada, et igale ühele tegelikult, mitte ainult meestele ja isadele, et see arusaam tõesti, et meil on kõigil isa, kes meid tingimusteta armastab ja on alati meie jaoks olemas, et väga tore mõte, millega lõpetada ja suur aitäh sulle, Erik, saatesse tulemast ja sinu lugu on alati nii inspireeriv ja nii hea on sinuga vestelda, et ma väga tänan sind, et sa tulid meie saatesse. Ole õnnistatud ja kõik ilusad sulle. Ja aitäh ka teile, kallid kuulajad, ja kui teil meeldis see episood ja tõesti kuidagi kõnetas, andke meile sellest ikka märku ja kui te olete YouTube'is meid kuulamas, siis pange alati ka like ja follow meile, et te näeksite ka järgmiseid episoode. Suur aitäh teile ja kohtume juba järgmisel korral.